Nii, tere sõbrad, alustame uue roaga. Algatuseks ütlen kohe, hea uudis on see, et seal läheb vaja valget veini. Nii, ja seda võib siis, seda läheb vaja roas ja loomulikult seda võib ka juua vahepeal, kui roog valmistatakse. Nii, väike loonk siis valget viinamarja mahla. Prantsusmaa pärane sibulasupp. Sibula koorimiseks, kes teab, ajab nutma, kas kasutate sellised suusaprille või nagu minu poolt juba näidatud, leivatükk endale keele alla ja hakkad sibulat hakkima niimoodi ja näete. Mitte midagi. Mingid pisaraid ei tule, pole probleemi. Nii, mis siin veel vaja läheb? Peale sibula on küüslaugud, 3 küüslaugu. Küüslaugu puhastamine kõige lihtsam. Vajutate peale, näete see koor läheb tal lahti. Ja hakite ära. Räägin veel korra koostisosad üle. Prantsusmaa pärane sibulasupp. Pool kilo sibulat, 30 grammi võid, riivjuust, 3 siis küüslaugu küünt, tüümian, sai, millest minul on ta juustuga võib-olla, aga ilma, natukene jahu, aedviljapuljong. Alati poes näete, mis asja need on sellised mingid puljongid, kus need kasutatakse, näete, siin läheb ka vaja, siin läheb tervet liitrit vaja, aga mul on 2 pakki 350 grammised. Sibul on hakitud, veini veel ei lähe vaja, toidu sisse veel pole vaja panna. Alustame sellega, et me paneme siia või 30 grammi, nagu lubatud oli. Paneme selle sulama. Nüüd panen boosti peale, seda ma tean, boost siis nagu läheb viljoor. Nii, ja mina vavan siis ka siia siis peale küüslaugu. Ja kõige peale tuleb siis tuleb sibulad. Vurri kohe käima pane, mul ei kuulegi nii. Vot nii. Hakkame neid siin autama ja tuleks pool tundi kindlasti, aga kui teil on jaksu rohkem kui pool tundi, siis tund on veel parem, sellepärast siis ta on selline karamelline, mis annabki selle sibula supile selle õige maitse. Nii, kellel on grill, saab grilli veel ära röstida sai, et mina röstisin nad siin ära. Niimoodi näete kergelt. Sibul on siin kaane all mõnusalt audunud juba, minul on ta siin olnud vist mingi 15 minutit. Nii, õige aeg lisada juurde tüümian ja paneme ühe lusikade suhkurt ka. Nii. Ja kaane all. Sibulad on siin tund aega karamelliseerunud kaane all ja siia läheb nüüd väike lusika täis jahu. Ütleme, nii palju on okei. Selle ma segan siia ilusti sisse ära. Ja nüüd ei ole midagi muud, kui paneme selle sibulane ilusti siia potti ja siis hakkame edasi tegema igasuguseid asju. Nüüd tuleb üks tähtsamaid, minu jaoks tähtsamaid siis osasid, et vein läheb lõpuks sisse, selleks me ootasime pikalt, jõudsime ära oodata. Milleks seda veini pannakse? Selleks, et siia on kõik on hea ja parem kraam on siia sisse. Tegelikult panen natukene seda volüümi ka talle ikkagi. Nii. Ja keedan teda 5 minutit. Vein on siin mõnusalt meil siis keenud. Nüüd läheb ta siia potti. Siia juurde lisame siis aedvilja. Minul on aedviljapuljong. Nii. Ja läheb tagasi keema pooleks tunniks. Supp on nüüd keenud väiksel tulel pool tundi ja nüüd hakkame serveerima, aga see ei ole veel kõik. Paneme täpselt sellise portsu suppi, nagu me soovime ära süüa, paras ports. Eelnevad siis röstitud saiad, need panen siia sisse. Lisan peale riivjuustu.
Arvamusi on kaks, kas suruda supi sisse või mitte. Mina hästi õrnalt surun. Nii, ja nüüd järgmine etapp. Mul on ahi on 250 kraadi peal. Ja tuleks selle ahjustada siis nii kaua hoida, kui ma saan, kui see juust läheb siit kuldpruuniks. Nii, pingi mulle pajalapid. Aga kõike seda vaikselt võib vaadata samamoodi nagu ütleme, et see on üks ilus film. See on põhimõtteliselt nagu televiisor siin, üks ilus film ja oodata nii kaua, kui ta valmib ja juua ikkagi valget viinavärimahla. Nüüd on aeg käes, sõbrad. On muutunud kuldpruuniks. Võtame ta vaikselt välja. Niimoodi. Bon appetit, prantsusepärane sibulasupp.